Okei, nüüd läheb põnevaks. Cleveroni tütarettevõttel on raha otsas, võib-olla just see sama raha, mida sina neile eelmine aasta andsid. Hei, finantsminimalist siin. Tegelikult pole selles mitte midagi imelikku, kui alustaval ettevõttel või startupil kulub esimeste tegevusaastate jooksul oluliselt rohkem raha, kui sisse tuleb. Clevon suutis eelmise aastaga teenida tervelt 100 000 eurot müügitulu, aga samas nad jäid ka 3,3 miljoni euroga kahjumisse. Mis mulle selle asja juures tegelikult meeldib, on see, et nad ise ka tunnistavad, et jah, meil on suured kulud, aga me peame leidma kuskilt raha juurde. Aga kus nad seda siis leiavad? Ise nad on öelnud näiteks, et suhtluspotentsiaalsete investoritega on näidanud, et selleks, et neid edasiseks arenguks kapitali kaasata, peab Clevon First Northilt lahkuma. Investeeringute eeldusena First Northilt lahkumist põhjendatakse peamiselt sellega, et potentsiaalsete investorite investeerimispoliitikas on neil seatud piirangud, mis ei luba neil investeerida avalikesse ettevõtetesse. Lisaks võivad takistuseks kapitali kaasamisel olla ka First Northi olekuga kaasnevad info avalikustamise nõuded, suurematele investoritele eelisõiguse andmise võimalus ning ettevõtte väärtusest sõltuvus First North kauplemisest. Ehk siis, kui sa oled börsiettevõte, sa pead kõik oma plaanid, majanduskavad, asjad avalikustama, sellepärast et meie sellised väiksed investorid, me ju tahame teada, et mis tegelikult meie ettevõtetega toimub. Clevon saaks ametlikult ka börsilt lahkuda, peaks nad enda kätte saama enamuse aktsiapakist. Selleks on nad pakkunud investorite välja 2 varianti. Esiteks, võtame aktsiad ja ole hea, vaheta need Clevon Investorsi aktsiate vastu. Või siis teiseks, müüme aktsiad Clevon Investorsile. Selguse mõttes mainin igaks juhuks ära, et praegusel hetkel ei ole minu käes mitte ühtegi Clevoni aktsiat ja sellest tulenevalt võivad järgmised mõtted olla ka veidikene mõjutatud. Investorina tegelikult mul vahet ei ole, kumma variandi ma valin, kas ma müün aktsiad maha või siis vahetan teise ettevõtte aktsiate vastu. Mõlemal juhul Clevoni Investorsi osaalus automaatselt suureneb. Ja kui see saab 90% täis, siis neil tekib kohe automaatselt õigus teha kohustuslik ülevõtmispakkumine neile, kelle aktsiad neilte käes veel ei ole. Ja kui see on tehtud, siis saab juba edasi minna ametliku plaaniga, kuidas ettevõtte börsilt ära viia. Selle 90% saavutamine tegelikult ei ole üldse keeruline, sest praegusel hetkel on Clevoni omanikke ja Clevoni Investorsil kokku enam kui 20,5 miljonit aktsiat, mis siis teeb suurusjärk 69% ettevõttest. Selle ülejäänud 21% kättesaamiseks peaks lihtsalt nad tegema ühe sellise suurema teavituskampaania ja inimesed annavadki oma aktsiad neile ära. Aga äkki ma ei müükski neid aktsiad maha? Jätaks endale, öeldakse kõige parem strateegia on see, ma ostan ja hoian elu lõpuni. Aastate jooksul ettevõtte väärtus aina kasvab. Siinkohal peaks üldse tegelikult mõtlema, mida ma nende aktsiatega tulevikus teha tahan või üldse saan. Sellepärast, et ka praegu võib-olla see Clevoni aktsia müük nii kerge ei ole. Näiteks 2022 aasta jooksul ja ka selle aasta esimesed kuud. Selle perioodi vältel vahetas omaniku circa 800 000 Clevoni aktsiat. Kui seda võrrelda nüüd Enefit Greeniga, siis ainuüksi eelmise aasta jooksul vahetas omaniku 28 miljonit aktsiat. Kohustusliku ülevõtmispakkumise puhul mul lihtsalt ei pruugi olla seda võimalust, et ma üldse saan valida, mida ma aktsiatega teen. Ma lihtsalt pean neile ära andma sellise hinna eest, nagu nad pakuvad ja jutul lõpp. Omavahel öeldes eksisteerib ka selline imeväike võimalus, et ettevõte lahkub börsilt ja ma saan aktsiad enda kätte jätta. See oleks nagu kõige põnevam, kõige ägedam võimalus üldse. Ma saan kolada mööda erinevaid investeerimisportaale, Facebooki, Redditit ja otsida inimest, kes oleks nõus minu osaluse ära ostma. Täpselt sellise hinna eest, nagu mina tahan talle müüa. Muidugi selline olukord tuleks väga korralikult läbi kaaluda. Millised on riskid, sest võib-olla ma ei suuda sellist inimest leida. Ja loomulikult, et sellisesse olukorda mitte sattuda, ma arvan, Clevon päris mitmel korral teavitab ka oma investoreid börsiteadete vahetusel. Lõpliku otsuse peab loomulikult igaüks ise langetama, et mida ta nende aktsiatega teha soovib. Siin on praegu ainult üks kindel asi, et Clevon peab leidma täiendavat rahastust, et nad saaksid jätkata sõiduka arenduse ja ettevõtte kasvatamisega. Kui praegusel potentsiaalsel investoril on hea tuju ja ta on nõus sellega, siis täiesti vabalt võime kohata mõne aasta pärast Clevonit juba kuskil mõnel välisbörsil või investeerimisplatvormil. Aga see ongi praegust kõik. Kohtume õige pea.